suus kohale jõudsin, vaatlasin ringi, kohe ära tundsin, olen maandunud omasuguste seas, sünkroonsihtumusest räägivad need read. Aega pidi kõik venima hakkas, käed-jalad beebi olemast lakkas, riided kõigile selga sai. Tere kasvataja, ütlesime vaid, abiks käes sulnud esimesse klassi, kohtan Tauno Rossi. Tauno oli selleks ajaks elu näinud, isegi ühe korra Lätis käinud. Kolmas klass möödus kirjutama õppides, 5. klass lõppes Tauno katrassides, 7. klass möödus kirjutama õppides. 9. klass möödus päris ruttu, vaatasin tüdrukuid, nutsin ennast tuttu. Pilli minal 10. klassis tunnis kõva, kuid muidu on hästi. Higistan, duše alma, higistan, salaja. Silma nurgast armsamat näen, kodus hõõrun kõigest väes, kodutööks enam pole mahti, Pornhub internetis lahti. Üksinda, tegin ta telefoniga, üksinda, duše alma. Eksam, mis nüüd saab, kes ma olen, kust ma tulen, matemaatika. Ülikool, siit ma tulen, saabud mis saab, odav vein, haisvad jalad, olen ratsionaal. Tere, mina olen Teet Taim ja mina olen olnud pankrotis 7 korda. Ja nüüd teenin ma elatist finantstreenerina. Edukad inimesed jälgivad just neid nõuandeid. Ära joo kaine peaga, halba ära kohtle heaga. Kui lööd last, siis laba käega. Kui abi osutad, siis ainult oma kasuga. Snapi Instagramis vanaema matust ka. Surnuga siin on teile edupuu. Beebipeapuu, oksal 1 on landmissalakuu. Beebipeapuu, oksal 5 identiteedikriis. Beebipeapuu, oksal 8 startup alusta. Beebipeapuu. Endaga hoia teisi alati kursis. Suhtle vaid nendega, kelle käes on ressursid. On oluline meeles pidada, et maailmas on vaid 2 tüüpi inimesi. Klient ja potentsiaalne klient. Osta, müüa, vaheta, laenudest end elata. Lapstööjõudu kasuta, relvamüüki alusta. Paki peale kirjuta, et sisaldab vitamiine. Testides kasutasime vaid vabatahtlikke pingviine. Profit! Oksepisu, kõhukorin, 3. silm,
Märkan kuskil klassiruumis, märkan Tauno kätte puuris. Kaugelt kostub mingi müra, pilgu tõstan. Lenin vaatab Taunot, vaatab kämmalt. See pole midagi. Vaata seda pöialt. Siberastamine munni, Lenin lihvis õllevadi punni. Tööõpetuse õpetajaks ta tahtnud alati saada. Pöial kadus saeõnnetuses, lootus kadus ühes teises õnnetuses. Leninil naine auto alla jäi. Sirp vasaraga südamesse löödi. Tauno karjus, veri jäi kinni. Lenin varjus, ehmatusest tünni. Paanikatuaks muutus klassiruum, tünnis olnud vesi oli väga kuum. Tauno kiljus, Lenin karjus, ülejäänud klass oli ära harjun. Ei pildi ees ennast heitsin, käed masinasse heitsin. Teised tegid seda, mida ikka teha tahtsin, kogemata asja käigus õpetaja tapsin. Lenin poiss tünnis tõusis, haua tagant õiglust nõudis. Ja Tauno oli selleks ajaks elu näinud, isegi ühe korra Lätis käinud. Kuur eemaldati käest kenasti, kuid Tauno õpetuseks aknast alla visati. Tauno saadeti akna kaudu tagasi klassi vastu laudu. Tauno saabus klassi sõnumiga, universumi saladus on trossida, trossida, trossida. Taunoga kogu aeg trossida. Tere, mina olen Peebu Venteen ja nüüd õpime, kuidas trossida. Kas te tunnete, et te tunnete? Tundega tunnetada tunnetamist on tunnetatav. Tundmise tundmiseks tuleb tunda tundeid tundega. Tunnetades tundeid tundega tunneme tundet tundelist väärtust. Tunne tunde haaval, tunne suureneb, tekib siiras tunde tundmise tunne. Istudes tunde tundmise tunnis tunneme tundmist teisiti. Teisiti tundes tunneme tundmatuid tundeid. Tuntud tundeid tunda ei saa, tunduvad nad võõrana, ma lihtsalt ütlen asju. Lihtsalt ütlen asju. Lihtsalt ütlen. Kahtlen tunde tundmises. Ja kahtlase võitu tundub see kahtlus. Kahtlustades kahtlust hakkan kahtlema kahtluses. Mida rohkem ma kahtlen, seda vähem ma tean ja kahtlusi tekib rohkem. Otsustan kahtluses enam ei kahtle. Lähen tunnetesse. Kahtlevalt astun tagasi sinna maailma, kuid mõistan,
et lihtsalt kindlustunnet vaja saada. Kahtlus seltskonnaks teekonnal kaasas. Saagu mis saab, peaasi et saab. Kruus täitub tilk tilga haaval. Mina olen külalislektor Kautaama. Elasin ma kaugel, kaugel valees, kaugel eemal õndsas rikkuses. Ei teadnud ma midagi vanadusest haigusest surmast, tarkuses suugi oli jäänud tummaks. Tee peal õnnetuid nägin, värin käis hingest läbi. Üks hetk õnnetuks meil kõigil tarvis jääda. Pärisin, et kuidas olla, kuid tark ei teadnud ja munk ei öelnud. Istusin puu alla maha, ma mõtlesin, kuidas olla vabana. Avastasin teemoniga oma keha ja kandma. Ahvatlused silme ette kerkisid, naised vein mugav tuba, kõik rõõmsalt lõimusid. Kütkeis võitlesin mõistusega, lahkusin sealt sügavama mõistmisega. Kannatus siin ja kannatus seal, kannatus iga nurga peal. Tahan mitte tahta, tahan. Ikka tahan tahta. Tahta enam ei taha, olla lihtsalt vaikselt vaja, seista keskel, näha taha, hoida ennast kiilakana, anda andeks vihastada, seda kõike viisakana. Vaatan heli, kuulen värve, kolme lõhki tuleb meelde. Kannatus, rõõm, kannatus, rõõm, kannatus, 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 rõõm. Elasin ma kaugel, kaugel valees, kaugel eemal õndsas rikkuses. Elasin ma kaugel, kaugel valees, kaugel eemal õndsalt enda sees. Ajaloolane Hellivar pealkirjaks mul. Räägin, mis juhtus ühel õdakul. Ivan oli julm, lõi rasedat tütart, karjus kaugelt. Ma tapan oma poja ära! Õde paanikas venna poole vaatas. Ivan käega ütles. Ei vaata! Tütar pekstud, poeg surnud. Tuli mõte. Liemlasi vallutada võiks ju. Rahvas hirmust jooksis Hiiu juurde ühte. Lihtsus oli tavaks, ei jälginud venerühte. Juhtusime kokku Liivisõja piiril. Küsisin, Ivan, mis tõmbled? Ivan aga midagi ei kuulnud. Lausus. Jälgi mu rusikat suundumas su kõht. Tõusin püsti vihaselt, kuid veriselt. Ivan küsis. Kes huiab olevat sa arvad end?
laususin Hellivar nimeks mulle. Tulen Inglismaalt. Proovisin Ivanil seletada, et äkki kaoks pašol nahku ära. Ivan vene keeles tõreledes peaaegu kukkus. Haaras mõõga. Võida Ivarit juhtuda võiks ju. Mõõgad ristusid tapluse suminal. Hõikasin. Ivan, ärme kakle. Oleks niisama vahiks veits lakke. Ivan mõtles ja mõtles. Peaaegu, et täitsa valmis mõtles. Mõtles veel ja veidi veel. Lõpuks lausus. Kohtles sõdurit nagu oma lihast poega. Tuleb sinuga kaasa sinna, kus tervitab sind looja. Ivan mõõga kokku pakkis, jooksis ruttu koju. Hiljem tuli välja, end mürgitada tahtis. Selline oli lugu Ivani julmusest. Kõvasti jäi puudu siin hellusest. Kallid sõbrad ja seltsimehed, las ma räägin teile ühe loo veel. Aastal kaua enne TV-d, kui jumalikud olemused ja saatanlikud koletised lahutasid meid meelt. Valguse taandudes külla saabub see, silmanurgas liigutused, kujud varjudes, rindkele voodi põhja vajutatakse. Vaatab sulle miski otsa, hõikad. Aidake! Palun aidake! Palun aidake! Liigutust ei tunne, nooti keel ei näe, tundub kehas, kaugemale jääd. Anna alla, kildudeks purune, anna alla, peegi näkku surune. Tere tulemast meie hulka. Surnuid viirastusi kohta tule las ma näitan sul, kuidas olla võikalt julm. Piin nõuab nautlemist kui hobune rautamist. Silma enda peegeldust, mis sa täpselt näed, jälgi halba isikut, surnuks äkki jääd. Räägin teile loo Kasperist ja Jasperist. Jasper oli vitt, Kasper oli vaimvist. Kasper oli maru, ehmatas lapsi, noori ja kanu. Jasperist polnud väga tolku, ühtki mõtet tal peas ei mõlkunud. Külas peksi teda tokiga. Jasper poos end üles, kuid keegi ta laipa ei leidnud. Mädanema läks, tulid rotid. Külla mina leidsin tee nüüd. Ametlikult nimeks mul või kui tahate, siis kutsuge mind lihtsalt Karlsson Matuselt. Ja ärge arvake, et ma vahel ei ela teie katusel. Jasperi loo moraal on see.
isegi kui sa midagi ei tee, ikka kõik on perses. Tule lähme lokime vaikselt varjudesse, tasa lakkeme pimedusse, milleks ennast piinata, koormata ja hiljata, lihtsalt ennast lõpeta ning tule ära minuga, viin su elust kaugele, kus kõik saab uue alguse. Kui Tauno Pühvlil sisse krossis, kurjami täitsa ära trossis. Kui mõtled tundega, tundeid tunne mõttega. Kurat küsis, mida sa vitt seletad? Tauno vastas, no täpselt.